sina seal, tere! Kuidas sul täna läinud on? Kuidas sul praegu läheb? See video on täiesti eestikeelne. Ja mis sest, et sa võib-olla ei saa mitte midagi sellest aru. Seda parem on. Siis sa ei mõtle üle, ei paku vastuseid, vaid lihtsalt oled. Et sa võtad endale selle aja, kus sa lõõgastud. Naudid hetke endale. Võib-olla jääd isegi magama. Kõik on õige. Mis iganes sinuga juhtub. Kui sa jääd magama, siis see on okei, see on õige. Kui sa ei jää magama, see on samuti okei. Ma soovin, et sa lihtsalt võtaksid hetke endale ja laseksid enda kehal lõõgastuda. Et sa ei mõtleks oma kohustustele. Jäta need hetkel ukse taha. Nad ei kao kuhugi. Ära muretse, nad ootavad sind seal. Aga viska nad hetkel enda juurest ära. Lase hetkel endal lihtsalt lõõgastuda ja rahuneda. Sa võid teha vaikseid hingamisharjutusi oma tempos. Hingata niimoodi, et kõht läheb suureks nagu õhupall. Ja pikalt välja hingata. Pikalt välja puhuda. Siuke hingamine aitab sul lõdvestuda. Aitab kohal olla. Ja aitab kehal välja lülituda. Ajul välja lülituda. Et sa saaksid lõõgastuda. Isegi kui sul on olnud täna kiire päev või stressirohke päev, siis nüüd ongi aeg võtta üks hetk ja lihtsalt hingata see stress endast hetkeks välja. Praeguseks on kõik läbi. Sa ei pea kuskile kiirustama. Sa pead lihtsalt lõõgastuma. See on su ainuke kohustus. Ma loodan, et tänane päev oli su vastu helde. Ja kui ei olnud, siis ma loodan, et tänane õhtu on. Ja kui ei ole, siis ma loodan, et homne on. Ole enda vastu leebe ja õrn. Sina oled see, kes peaks enda eest kõige rohkem hoolitsema ja ennast kõige rohkem armastama. Mitte keegi teine, vaid ainult sina ise. Kus iganes maailma otsas sa oled, siis tea, et kõik saab korda. Tea, et miski ei ole igavene. Ei ole igavene see, kui sa tunned ennast hetkel kurvana või õnnetuna.
jaoks ei ole ka rõõm igavene. Aga seda toredam ta on, kui ta jälle tuleb mingi hetk. Luba endal lihtsalt siin elus kogeda kõiki emotsioone, sest kõik on õige. Kõik emotsioonid on õiged. Me ei peaks ühegi tunde, emotsiooni või mõtte eest ära jooksma, sest nad saavad meid varem või hiljem kätte. Ära lihtsalt karda neid. Ja ära karda ka eksida. Eksimine on inimlik. Pea alati meeles, sa oled kõigest inimene. Kõigest inimene. Ei midagi muud. Sa ei ole robot. Sa ei ole imenaine või imemees. Sa oled kõigest inimene. Sa teed vigu, sa eksid. Sa õpid nendest, tuled püsti ja lähed edasi. Sa oled kõigest inimene, nagu me kõik. Ma loodan, et sa ei süüdista ennast asjades, mida sa ei saa muuta. Või ei tunne liiga pikka viha või ärritust asjade üle, mida sa ei saa muuta. Näiteks kellegi teise otsused siin elus või ilm või looduskatastroofid või juhuslikud ebameeldivad sündmused. See ei ole sinu kontrolli all, see ei ole kellegi kontrolli all. Ja neid ei saa muuta. Nendega tuleb vaid leppida. Leppida elama, aksepteerida. Ainult nii on võimalik tunda rahu ja edasi minna. Edasi minna oma eluga, mis iganes sul on mõtetes, kuhu sa tahad jõuda, mida elus kogeda. Ainult nii on see võimalik, kui sa aksepteerid. Lased lahti ja ei võitle nende või selle vastu, mis ei ole sinu kontrolli all, mis ei ole sinu võimuses. Elus on nii palju asju, mida ei saa ette näha, mis tulebki ootamatult. Ja tihti need ootamatused rebivad meilt vaiba jalge alt. Ja see on lihtsalt nii inimlik. Tunda sellel hetkel kurbust, ahastust, viha. See on nii inimlik, seda peabki tundma. Ja see tuleb läbi kogeda. Ära saa must valesti aru, eks. See kõik tuleb läbi kogeda, aga siis tuleb edasi minna. Me ei saa kinni jääda asjadesse, mis on olnud, sest see takistab meil edasi minekut. Ma tean, et see võib mõnikord olla raske, tunduda raske ja tegelikult, olgem ausad, ongi raske. Aga see on edasimineku ainus võimalus, ainus eeldus, et sa lased lahti, aga selleks läheb aega. Ja sa pead endale andma aega, eks? See on see koht, kus sa pead olema enda vastu leebe ja hell, armastav, nagu oma lapse või parima sõbra vastu. Käitu endaga alati samamoodi, nagu sa käituksid enda lapse või enda parima
sõbraga täpselt sama hästi. Sest sa oled seda väärt. Sina oled ju iseenda parim sõber. Isegi kui see lause sinuga ei resoneeru, siis mõtle sellest nii, et keegi teine ei pea olema sinuga 24/7 koos. Sinu mõtetega. Ainult sina ise, eks ju, sinu füüsiline keha on sinu mõtetega 24/7. Ja kõik, mida sa mõtled, seda ka su keha tunneb. Mõtled positiivset, su keha tunneb positiivset. Mõtled negatiivset, su keha tunneb negatiivset. Tahad sa seda või ei taha, aga sa oled justkui iseenda parim sõber 24/7. Ja usu mind, sa saad selle parima sõbraga paremini läbi, kui need mõtted on rohkem positiivse poole kaldu kui negatiivse poole kaldu. Sest kõik, mis sul on peas, lõpetab lõpuks su kehas. See, kuidas sa hommikul ärkad ja mida endale sisendama hakkad. Päris palju võib su päeva kujundada. Kui sa hommikul vara hakkad endale ütlema negatiivseid asju, kui halb kõik on, kui halvasti ma ennast tunnen või kui halvasti ma magasin, siis ma olen üsna kindel, et see päev tuleb ka sul halb. Aga proovi teinekord nii, et isegi kui sa magasid halvasti ja sul on halb, kuskilt valutab, siis mõtle, et ma saan hakkama täna, ma teen ära. Sa oled tugev ja ma saan hakkama ja ma teen ära. Ja siis tuleb see päev natukene helgem. Ma loodan, et see video tõi sulle natukene rahu hinge ja lõõgastust kehasse. Näeme järgmine kord. Tšau, tšau.